Kuule, et sitaks igaval, et ma ei tea, võiks kuskile minna või teha midagi. Lähme Atti. Atti? Atti, jah? Mäletad, mis sa turvakelmi poolt tegevad? Too turva. Mõtle. Aga lähme, ma ei tea, CT-sse. CT-sse? Mis seal on? No, kuule, aga Atti minna ei saa, et siis lähme CT-sse, et see on päris normaalne pidu seal. Et rahvast on. Aga siis on minek. Aga kuule, kas sa mingid heidet saad kaasa sevida? Kuule, ma just praegu lähengi Kati juurde, et võtab mingid sõbrantsid kaasa ja minek. Davai, aga siis pole vaja. Kati, ukse kell. Kati, ukse kell. Ma ei viitsi, mine ise. Tere. Tere. Tauri. Kas Kati on kodus? Jaa, Kati. Kati, juu. Tauri tuli. Tšau, tule sisse. Okei. No, mis täna teete siis? Igavleme. Igavlete? Ma põrkasin väljas Rasmusega kokku. Ütles, et CT-s on mingi jumala kõva pidu. Lähme paneme sinna, mingi kuulsused pidid olema ja hästi palju rahvast. Mis pidu? Klubil on sünnipäeva pidu. Ma ei saa sissegi ju. No aga õde sul ei ole kodus ju praegu. No. Et võta tema dokumente. Ma ei taha. Lähme, see oleks jumast lahe, teiega läheks. Noh, ma räägin, et Rasmus tuleb ka ja mis neljakesi liga minna. Ja küll me su sisse räägime. Jah. Ja pärast tuleb mingi probleem. No, kuule, usalda mind. Küll me su sisse räägime. Ei tule mitte midagi. Ära pabista. Teil on jah hea öelda. Lähme, mina oleks küll selle poolt, et läheks. Ma ei tea, kas mu ema üldse lubabki mind ju. No ega sa enne teada ei saa ju, kui sa pole järgi küsinud. Seda on juba küll, jah. Ja mis tal pealegi selle vastu saaks olla? See, et ma olen alaealine. No aga küll sa ära räägid, täna laupäeva õhtu ka ja noored inimesed istuvad kodus või? No jah. Ma lähen küsin siis või? Jah, muidugi. Mine. No okei. Ema, ma lähen välja. Kuhu? Öökluppi, jah. Ja tahad raha ka? Tahaks küll. Kui palju? No pilet on juba 100 krooni ja... Ja taksoga tahaks tagasi tulla ja... Ja tahad raha saada? Tahaks veel natuke, jah? Kui sul on anda? No okei. $550 piisab? Jaa, aitäh! Ole siis tubli laps. Jaa! Davai, teeme kähku. Takso on all juba. Ära dokumenti unusta. Jaa. Sellega ei ole mingit probleemi. Ma loodan. Tšau, ema! Ei ole küll teie dokument. On küll. Ei ole kahjuks. See on minu oma. Jah. Kuidas te isikukood on? Kes sa oled? 490. See on täiesti vale. Tule korraks kaasa meiega turvaruumi, et siis läheme teeme isikukindluse. Ma ei viitsi lihtsalt hoidisida. Väga õnnetada nüüd. Oli seda jama nüüd vajama. Selle rohkem midagi.
teie dokument? On. Ei ole ju. On küll. Kuidas te isikukood on? 492. 1. 49. Ei, midagi läks valesti praegu. See on minu oma. Ei, see ei ole teie oma. See on minu dokument. Ma kutsun politsei kohale ja siis vaatame, kelle dokument see on. Selline oli siis minu lugu. Politsei viis mind edasi arestimajja, kus ma pidin ootama, millal ma uurija juurde saan. Kuna ukse taga oli veel üks tüdruk, kes oli enne mind just ööklubis vahele jäänud. Kui ma uurija juures ära käisin, kutsuti mulle järgi vanemad. Peale seda õhtut oli mul umbes pool aastat ja ma pidin ainult kriminaalhooldajate ja uurijate vahelt käima. Tunnistama kutsuti ka mu ema. Terve perekond oli nii pinges ja kõik olid mu pärast nii mures. Lõpuks prokurör määras mulle karistuseks 35 tundi ühiskondlikku tööd. Kui ma selle tehtud sain, siis pandi mu toimik kinni. Õnneks sain ma ainult ühiskondlikku töö, sest öeldi, et maksimumkaristus on selle eest 3 aastat vangistust. Ja minu asi ei läinud ka õnneks kohtusse. Ma ei soovita mitte kellelgi sama viga teha, mida tegin mina, sest sellega kaasneb nii pikk muretsemine ja peavalu. Ka mina ei läheks alaealistega klubisse ja ei annaks ka oma dokumenti, kui keegi küsiks, sest mulle räägiti, et ka selle eest võib saada täpselt samasuguse kriminaalasja ja see võib viia kohtuni.